Nii, teises kontrollkatses me tahame vaadata, mida teeb siis selle sensori osaks olev see ketas, et kui palju ta takistab siis selle raskuse kukkumist. Kui selle ketta inertsimoment oleks 0, siis mõõtmisest peaks välja tulema see, et meie raskuse kukkumise kiirus on selline, nagu ta oleks vaba langemine, ehk siis kiirendus on 9,8 meetrit sekund ruudus. Kui siin on mingi erinevus sees, siis see tuleb sellest kettast või millestki muust, kui nüüd mõõtmises. Ehk siis see protsess on sedapuhku kiire. Võtame uue asja, paneme nii kiireks selle mõõtmise, kui ta iganes suudab. Et väide on, et ta üle 100 mõõtmise sekundis väga ei suuda, et meil 3 sekundist piisab täiesti. Paneme OK ja siis mõõtmine käima. Asi jooksma. Nii. Ülejäänud on juba okei, las ta olla. Et nüüd siis see esimene ots on meil see, mis loeb. Ja siit me saame kätte siis selle nurkkiiruse koordinaadi. Tegelikult ta vist tabelisse paneb ka kohe kiirenduse, mis ta arvab, et on õige. Ja siis jällegi, et see on meil mingisugune situatsioon, mis peaks kontrollima seda, kuidas meie katse töötab. Need andmed lähevad ka üles ja te saate nendega teha midagi, mis teile vajalik tundub.